No tere tulemast tagasi tänasesse videosse ja see ei ole Jarmos Comeback Day 8, vaid täna me lähme siis The Clashile, mis on siis Thai-boksi võistlus The Clash 2024. Ja kui minu enda treener seal juba võitleb, siis ma mõtlesin, et lähme vaatame siis üle, kuna me ostsime ka piletid, siis mõtlesime, et täna võiks minna. See algab kella 6 ja lõpeb 11:30 õhtul, öösel. Ega siin muud polegi, näeme teid siis juba Clashil. Davaiks! Pussy, don't play with it. Flash the cash, you better pay with it. All my niggas got gold teeth, and you know that our fans glisten. All you niggas just love to hate, cause I fuck your bitch while you masturbate. On the knees and I'm balls deep. On my other bitch, take it off her face. I'm a Calvin Klein nigga, Calvin Klein bitch. Zan ain't no Fanta. Clashilt mingi suvaka ja kuidas siiani The Clash meeldib? Ei, no selles suhtes on väga norm on ja väga lahe kogemus ja kindlasti on ka kurb see, et eestlased on praegu kaotanud. Või eestlane, 2 eestlast, Soovikust oli suht kahju, et trennist on ikka kõvasti vaeva näinud. Jah, muljuste, ma vaatasin, et ta paneb ära, aga kurat, see ei pannud. Aga kuidas on siis teie nimi? Kris. Okei, aga kes on mis te arvate, kes on tänase päeva võitleja? Nagu, jah, kõige kõvem. Kõige kõvem või? No neid on päris, ma arvan, neid on mitmeid. Loen kõik ette. No loe. Punane nurk. Ma tegelikult ise arvan sama, et punane nurk. Punane nurk on minu meelest kõige kõvem nurk, seal on Pärnu poisid ja Pärnu mehed, kõik on Pärnu, aga jah. Okei, vaatame, mis tänane õhtu veel ette toob ja läksime. Saar, kes võidab? Ma arvan, Nikita paneb asja ära. Vaatame. Nikita, tule keskele! No nii. Okei, siiani on olnud 3 matši ja kõik 3 nendest on eestlased kaotanud. Aga ikkagi väga tublid, et üldse osa võtsid siit ja eks vaatame, mina ootan iski kõige rohkem, kõige viimast matši siin, sest minu treener võitleb siin ja temale elame räigelt kaasa. Aga siiski kaotasid ju osa võidust. Kaotasid tõesti osa võidust ja ma ei tea, ootame viimast fighti ja vaatame siis, kes võidab. Ma ise olen isiklikult enda treeneri poolt. Aga jah, siin ikkagi väga kõvad löögid, kõvad roundid ja ega siin muud polegi. Näe, mu treeneri vastan seal sinises nurgas. Oota, siit on... Okei, sealt väga ei näe. Aga ikkagi. Oota. See oli trau, okei, vaatame uuesti, vaatame edasi. Round läheb veel tõesti edasi.
no eks oleme Nikita poolt ikka just. No nii, vaatame, kes võitis. Võiks ikkagi eestlane, noh, pärnakas võiks ikka ära tulla. No jah, vaatame siis. Okei. Ikkagi väga head raundid olid ja ma olen ise rahul. Oleks võinud ikkagi võit tulla, aga vaatame järgmist matši. Kõige lühikesem matš, mida ma alles näinud olen. Neljanda matši võitis KO-ga Karol Kelle Lootus. Auhinda kutsun üle andma Ameerika 2,000 years later. Sihib seda right hooki praegu. Oi! Enrique võidab ära ka täna, raudselt. Years later. Kuna eile õhtu läks meil veits pikale, siis me mõtlesime, et no mul sai aku tühjaks eile. Siis mõtlesime, et täna hommikul lõpetame siis video ära ja üleüldse läks Vait seal kõik jumala hästi ja siin on nüüd väike klipp, kuidas Romanin treener tegi ilus takedowni. Ikka väga ilus ja kuna see klipp on filmitud Jarmani telefoniga, siis ma panen nüüd selle klipi jooksma. Teeme pilti või lähme kohe alla ja siis teeme pilti. Oli ju kõva fight. Siin on küll ainult üks klipp sellest, kuna rohkem ei jõudnud filmida. Meil olid kõik akud tühjad. Ma panen ka siia paar pilti siis, mis me tegime seal The Clashil. Ühesõnaga Käiniga tegime
Siis me tegime mu treeneriga, siis me tegime üksinda. Ma panen need pildid praegu siia. Ühesõnaga, kui teile meeldis see video, pange like ja subscribe ja kindlasti kommentaaridega, mis te tahate, et me veel teeksime. Me oleme absoluutselt nõus kõike tegema. Tšau!